austatud president Rüütel, proua Ingrid Rüütel, härra kaitseminister, Kaitseliidu ülem, head külalised ja armsad naiskodukaitsjad. Naiskodukaitsel läheb hästi. Meil on erakordsed liikmed, meil on eesmärgid, süsteemid ja saavutused. Me oleme pingutanud ning pingutusest rõõmu tundnud. Oleme üheskoos loonud organisatsiooni, mille üle võime põhjendatult uhked olla. Kevadel läbi viidud avaliku arvamuse uuring kinnitas meile, et teadlikkus naiskodukaitsest on eestlaste hulgas väga kõrge, suisa 90%. Nende eestlaste seas, kes naiskodukaitsest teavad, valitseb küllalt üksmeelne seisukoht ka naiskodukaitse vajalikkuses. Kindlasti või pigem vajalikuks peab meie organisatsiooni 86%. Meid teatakse ja meid hinnatakse. Samas pean aeg-ajalt ikka vastama küsimusele, milleks on tänapäeval vajalik soopõhine riigikaitseorganisatsioon. See on täiesti loogiline küsimus ning mul on sellele ka täiesti faktipõhine ja analüütiline vastus. Loomulikult ei ole naiste sõda ja meeste sõda, on riigikaitselised ülesanded ja iga kodaniku õigus nende täitmises kaasa lüüa. Naiskodukaitse ei ole eesmärk omaette, vaid süsteem ja keskkond, mis tõhusal viisil kaasab naised riigikaitsesse. Tänaseks on rohkem kui 500 naiskodukaitsjat erinevatel kiirreageerimise ja sisekaitse ametikohtadel, võrdselt meestega. Ent ma tean, et enamus neist poleks väljaspool naiskodukaitset selleni jõudnud. Lisaks on just naiskodukaitsest saanud paljud naised tõuke, et minna ajateenistusse ning valida elukutselise sõjaväelase tee. Ja samas on naiskodukaitse palju enamat kui värbamisväli kõikvõimalikele struktuuridele. Siin on teotahtelised inimesed ja kõrgel tasemel organisatsioonikultuur. Nõnda polegi väga vahet, mis ülesande me saame, ära teeme selle igal juhul. Võtame näiteks aprillikuise Sinilille projekti veteranide toetuseks. Tulemus on muljetavaldav. Naiskodukaitsjate kaudu laekub rohkem kui 40% müügitulust. Ent see pole peamine. See tähendab südamega tehtud tööd, 10 üritusi veteranide toetuseks ning 100 selgitavaid ja põhjendavaid sõnavõtte. Ja selle taga on 400 vabatahtlikku, 1000 töötunnid. Paar kuud tagasi saime oma võimekust testida noorte laulu- ja tantsupeo toitlustamisel. See oli üks suur logistiline operatsioon, mis pani proovile meie juhtimis- ja organiseerimisvõime. Ent ennekõike pani mind vaimustama taas naiskodukaitsjate valmisolek. Selle ülesande sisuks oli 6 päeva väga rasket tööd. Saatsin üleskutse 5 lähemale ringkonnale. 1 päevaga oli registreerunud üle 50 naiskodukaitse ja nädalaga olid vajalikud 100 inimest koos. Ilma ühegi meeldetuletuseta. Märgin, et seejuures ei lubatud ühtki hüve. Lihtsalt võimalust toitlustada laulupidu ja täita naiskodukaitse poolt võetud ülesannet. Mul on hea meel iga korra üle, kui avastan, et oma töisel ja praktilisel moel viisin me läbi organisatsiooni diagnostika ning tulemusena saame tõdeda, et kõik on üsna hästi. Meie organisatsioon on terve.
Muidugi ma tean, et kõik pole kaugeltki täiuslik. Meil on oma murekohad ja kohati on lahendust keeruline leida. Organisatsioon on suur ja administreerimine üha keerukam. Mõnes ringkonnas on juba ligi 300 vabatahtlikku ühepalgalise kohta. Inimesed on väsinud ja üha keerulisem on iseendale sisendada, et töö on ju tore ja missioon on kõige tähtsam. Veidi muidugi lohutab teadmine, et ka looduses on püsivamad ja suurema vastupidamisvõimega rasketes tingimustes sirgunud isendid. Me oleme teinud kõvasti tööd ning ehitanud üles tugeva organisatsiooni. Meil on eesmärgid, süsteemid, distsipliin. Meil on suur hulk vabatahtlikke juhte, kelle töötunnid naiskodukaitsele ületavad ammugi mõistlikkuse piiri. Meil on üha rohkem liikmeid, kes ei oota täisteenust, vaid panustavad seal, kus vaja ja sellepärast, et on vaja. Mulle tundub, et sellele on viinud läbiv toimimispõhimõte. Kui tervet ei jõua, siis võtame veidi rohkem aega, pingutame kõvasti rohkem ja teeme ikkagi terve. Ma tänan iga naiskodukaitsjat, kes on andnud tükikese, et meie organisatsioon on just selline, nagu see täna on. Ma olen tänulik ka Kaitseliidule, et meil on lastud teha asju meile sobival viisil. Vahel ka iseendil ülesandeid välja mõeldes, aga päris kindlasti õiget lõpptulemit silmas pidades. Aga täna tundkem end hästi ja nautigem õhtut. Homme läheb meie missioon edasi. Ilusat naiskodukaitse aastapäeva, elagu naiskodukaitse!